tegemist on rohkem nagu näidend või selline ühesõnaga nagu lavastusena on tegemist. Tegevus toimub rongis, mis sõidab Moskvast Peterburi tsaari Venemaa ajal ja tegevus toimub siis rongivagunis kupees, kus ühel pool sõidavad siis lahingukindral ja tema tentsik ja teisel pool sõidavad papi naine ja papi tütar. Sõidavad, mürinal ilmub lavale kindrali tentsik. Härra kindral, lubage kusele. Võid minna, vastab kindral. Tentsik kaob ja siis tuleb kindrali juurde papp ning sõnab kurvalt toonil. Teie lahingukindral rind läikimas medaleist, kes te olete valanud kodumeest oma verd ja tema teie juuresolekul kusele. Mina, kes ma olen püha mees, maailma pattude eest palvetades olen kulutanud oma pea paljaks ja tema ütleb minu juuresolekul kusele. Naine, kes ta minuga neitsina ühte heitnud ja mulle tütre sünnitanud ja tema juuresolekul kusele. Tütar, kes ta on mul noor ja veel patust udu aimugi ei tea ja tema juuresolekul kusele. Kindral seepeale, rahunege papi, tuleb tagasi, teen märkuse. Mürinal ilmub lavale kindrali tentsik. Härra kindral, lubage ette kanda kustud. Kindral noomivalt. Türa vari, sa vana vitsilmne hobunikkuja, olen ma sinu arust lahingu kindral või kortsus munn. Rind läigib medalist nagu litsi vitt ja sina minu juurde kusele. On see hobuse türa pea või papi kiilakas, mis seal päikse käes läigib. On teine meie perverssustest paletas oma kiilaka paljas kulutanud ja sina tema juures kusele. On see vana kuradi kõrtsi hoor või papi eit, kes seal istub. Pole elu sees putsigi naabri meile näidanud ja sellest hoolimata on tütre sünnitanud ja sellegi poolest sina tema juures kusele. On see kuradi algaja Rensli lits või papi tütar, kes seal istub. Pole elu sees veel elusat türagi saanud suus hoida ja sina tema juures kusele. Marss üles oma 3. narile ja mitte ühtegi kusemist nii kui me Peterburis oleme. Okay.